Ja Märt Sults, palun. Aitäh, auväärt esimees. Seltsimehed, kolleegid, härrad kolleegid. Õpetajana ma ei ole harjunud tühjale saalile rääkima, aga kuna siin on tõelised võitlejad, siis järelikult räägime. Olen esitanud mitmeid arupärimisi selle kohta, kuidas moodi õpetajate karjääriredel saaks paika panna, mitmeid arupärimisi selle kohta, kui eelarvet koostati, et lasteaednike alampalgamäär peaks määratlema riigi poolt, aga neid asju pole ju kuulda võetud. On tehtud petitsioon, kus on üle 2000 allkirja, seda pole arutlusele ka võetud, kuna esitati niisugune huvitav lause, et petitsiooni allkirjad ja isikukoodid tuleb esitada eraldi sisse trükituna tabeli kujul Excelisse. Et ma arvan, et lihtsalt, et see oli nagu huvitav ettekääne. Päris naljakas oli. Nii et põhimõtteliselt on esitatud 2 petitsiooni lasteaiaõpetajate poolt, et üks suvel ja teine siis 4 nädalat tagasi. Nendele ei ole eelarve kujundamisel tähelepanu pööratud, lihtsalt on eiratud. Ja vastavalt sellele siis esitati parandusettepanek Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt, et kuna võeti ära kohaliku omavalitsuse tulubaas mingil aastal hästi suures mahus ja tagasi pole seda antud, et tagada lasteaiaõpetajate palga mingil määralgi stabiilseks muutmine ja alampalgamäära määramine, et eelarve muudatusse 15,3 miljonit eurot. Vastus oli selline, et katteallikas oli nagu natukene nihu. Katteallikas oli kütusereservi või mahamüümine või siis midagi sellist. Sinna kanti öeldi, et see on liiga väikene raha ja seda maha müüa ei saa. Teiseks katteallikaks pakkusin mina, kuigi seda ei arvestatud, pakkusin riigieksamikeskuse sulgemist ja sellele kulutatava raha raiskamist jutumärkides, raiskamist lasteaiaõpetajate alampalgamäära kehtestamisel. Seda ka ei arvestatud. Ja siis öeldi niimoodi, et põhimõtteliselt oli tühi paljas kargamine ja ei ole esitatud normaalseid katteallikaid ja normaalseid lisaeelarve parandusettepanekuid. See on vale. Parandusettepanek on esitatud, see on põhimõtteliselt mitte eitavat vastust taotlev, see tuleb ellu viia, kohalik omavalitsus peab saama oma tulubaasi selle raha tagasi, mis sealt ära võeti, ja et ta saaks tagada lasteaednike ehk lasteaiaõpetajate palga alammäära ja teistele ka inimväärse palga. See on hädavajalik selleks, et riik püsiks. See on hädavajalik selleks, et munitsipaalharidus, põhiharidus oleks väga kõrge kvaliteediga. See tähendab seda, et kooliks ettevalmistus peab olema väga hea. Haridusministeerium aga ülbelt vastab, see pole nende asi, see on kohalike omavalitsuste asi. Tähendab, meie lapsed on riigi asi ja kui me oleme riik, mitte aktsiaselts, siis me natukene vaatame neid parandusettepanekuid üle ja aktsepteerime vastavalt kõige minimaalsemas mahus, mida meie oleme palunud. Aitäh teile!